Tere hommikust kõikidele vapratele PÖFFi sõpradele. Mina olen Helmut Jänes, olen PÖFFi programmi koostaja ja olen endiselt siin teiega, et jagada tänaseid päevasoovitusi. Tere, mina olen Tiit Uumalu. Ja mõtlesime täna Tiiduga, et kuna oleme täna viimast korda siin BFM stuudios ja jagame filmisoovitusi, et tooks esile tõelised pärlid, mis võib-olla kaudsemal vaatamisel võivad jääda kahe silma vahele, aga ma kinnitan, et need pärlid ei peta teie ootusi, kui te neid vaatama lähete. Ja alustan Iraani filmiga Lämbumine, mis minule isiklikult jätti sügava mulje eelkõige selle tõttu, et tegemist on tõesti pesuehtsa, nii ehtsa Iraani filmiga, kui veel olla saab, aga samas mängib see film väga hästi ja väga ehedalt Euroopa filmikunsti selliste ja Ameerika filmikunsti teada-tuntud žanritega nagu film noir, kus sellised stiilelemendid nagu tumedad varjud, pidev selline sünge atmosfäär, vahepeal välkuvad sellised punased värvid isegi tuuakse sisse. See kõik annab väga sobiva atmosfääri sellele, milles väljendub ka filmi pealkiri Lämbumine. Pidevalt vaataja tunneb, et õhkkond on ärevusest paks, on väga selline sumbunud tunne tekib. Kõik need tegelased selles filmis jäävad oma motiivides pisut arusaamatuks, et mida nad lõpuks taotlevad. Ja seal võib ära tunda nii mitmedki Alfred Hitchcocki mõjutused, aga samas, nagu ma ka ütlesin, on ta tegelikult võtnud üle väga palju film noiri klassikute filme. Nii et kõik, kes tahavad näha ühte tõsiselt head Iraani film noir žanris tehtud filmi, siis soovitan. Lämbumine on just teile. Ja tänaseks minu poolt valitud teiseks päevasoovituseks on Hiina film Banksy Meloodia. Et samamoodi nagu ka Iraani film Lämbumine võtab Banksy Meloodia kasutusele ka mitmeid elemente, mitte ainult Hiina filmikunstist, vaid üle kogu maailma teada-tuntud filmižanritest. Aga taas ikkagi väga pesueht Hiina film ja see filmi vahele võib tõmmata isegi õrnu paralleele meie enda Peeter Simmi ideaalmaastikuga, mis ju ka mäletatavalt käsitles kolhoosielu küll seal peale sõjaaegsel perioodil, hilistel 40-ndatel, aga see Hiina film Banksy Meloodia viib meid 80-ndate algusesse ühte Kirde Hiina väikekülla pähklikasvatajate kogukonda. Ja käimas on parajasti selline taas üks selline maareform ja nagu me kõik mäletame oma lähiminevikust 60-ndatest, 70-ndatest, ka 80-ndatest, siis ega meil oli kogu aeg mingid sarnased asjad, kus iga maareformiga käisid kaasas mingisugused kampaaniad. Ja Banksy Meloodias on selleks kampaaniaks siis ooperi ettevalmistamine, et kusagil kaadrite poolt kõrgematelt võimudelt tuleb ülesandeks valmistada külaelanikel ette üks selline väga ehtne revolutsiooniline ooper. Ja selle ooperi ettevalmistamise käigus näemegi me siis neid inimsuhteid selles filmis. Eriti ehedalt tuleb selles filmis esile üks külahull, kelle kaudu näidataksegi kogu seda üldist hullust, mis alati kaasneb selliste revolutsioonidega, reformidega. Ja see külahullu kuju on seal tõesti väga särav, väga ehe, väga mõjus. Samas on ka seal teisi selliseid huvitavaid nüansse filmis nagu mustvalge ja värvi vaheldumine, et vahelduvad tõesti kaadrid
mustvalged kaadrid värviliste kaadritega. Need värvilised kaadrid ei ole mitte nagu värvifilm klassikalises mõttes, vaid sedasi väga teravalt punaseks joonistatud lipud, plakatid ja kõik need värvid peegeldavad ja võimendavad just jälle seda revolutsiooni hullust. Nii et taas üks selline huvitav Hiina film, mida võib-olla mitte kunagi väljapool PÖFFi pole võimalik näha, nii et soovitan ka seda filmi soojalt. Ja nüüd ma annan sõna Tiidule, kes tutvustab tänast kolmandat filmi. Vahel võib olla nii, et ainuüksi filmi pealkiri võib käivitada kujutlusvõime. Shake Jackson, minu meelest äärmiselt intrigeeriv kombinatsioon. Seda enam, kui selle pealkirja juures on veel popikoon Michael Jacksoni pilt või vähemalt selle inimese pilt, kes meenutab Michael Jacksoni. Shake Jackson on lugu ühest Egiptuse ultrakonservatiivse vaimulikust, noorest vaimulikust, kes sõidab ühel heal päeval autoga, kui kuuleb raadiost, et surnud on Michael Jackson. Ta sõidab selle peale vastu posti. Veel enam, pärast seda juhtumit ei suuda ta enam palvetamise ajal nutta. See tähendab tema jaoks seda, et tema usk on hakanud lahtuma. Egiptuse filmitegija Amr Salami, kelle film see on, läheb nüüd tagasi selle tegelaskuju minevikku, et kaevata sealt välja selle poisi suhe, kunagine suhe Michael Jacksoniga. Sellised filmid, mis käsitlevad ilmaliku ja uskliku maailma kokkupõrget, on tavaliselt väga sünged, isegi depressiivsed. See film vastuoksa suudab vältida neid karisid ja käsitleda seda väga keerulist teemat läbi huumoriprisma. Võiks öelda, et see on selline komöödia sugemetega draama. Toronto filmifestivalil muide teenis see film ära kestvad kiiduavaldused ja ma loodan, et PÖFFil juhtub täpselt samamoodi. Ja kuna me täna Tiiduga oleme siin BFM stuudios viimast korda, siis ütlen veel korra, et ärge laske võimalust mööda, et filme PÖFFil veel vaadata, kuigi PÖFFi lõpuni on 3 päeva, mööduvad need päevad väga kiiresti, on tulnud ette juhtumeid, kui nii mõnigi publikust tuleb kinno peale PÖFFi ja küsib, kus PÖFFi filme vaadata saab. See on küll naljakas, aga sellepärast me kogu aeg rõhutame, et ärge venitage oma filmidele tulekuga, tulge juba täna kinno. Seansse on meil veel pisut üle 100, mõned kümnedki filmid, aga filmidel toimuvad nüüd 3 viimase päeva jooksul viimased seansid. Nii et see on meie sõnum teile. Et aitäh vaatamast! Tulge kinno!